Pärnu televisiooni raadioosakond. Tere kallis Pärnu televisiooni raadiokuulaja. Mina olen 5 põhjust, miks sinu kaal ei lange ja siin on uudised. Hiinlaste välja töötatud tapja viirus ei osutunud nii tappaks, kui nad lootsid. Eestiski laineid löönud trellid Black Lives Matter liikumine on jätnud varju trellid Me Too liikumise, kuid kõige pahasem on hoopiski trellid Baltic Pride. Edasise meelehärmi ärahoidmiseks on liikumised hoopiski ühinenud ning loonud uue trellid Baltic 2 Black. Riigikogu võttis vastu trobikonna uusi seadusi, mis maasikakorjajate elud veelgi luksuslikumaks teevad. Palgatõus on olnud tohutu. Maasikakorjajast on saanud Eesti Vabariigi kõige enim makstud ametikoht ning Eesti põldudel on viimasel ajal üha rohkem näha Tesladega sõitvaid maasikakorjajatest uusrikkaid. Olukord on pälvinud aga siseminister Mart Helme kadestuse, kes on viimased paar nädalat üritanud Eesti riigi lõunapiiri Läti kaudu ebaseaduslikult ületada, et ka maasikaid korjama tulla. Hiljuti suundus edukalt rahvusvahelisse kosmosejaama rakett Elon Muski kosmosfirmalt SpaceX. Uudise puhul on põhjust tähistada ka eestlastel, kuna raketti juhtinud Bob Benken on sündinud samal päeval kui armastatud luuletaja ja ajakirjanik Juku-Kalle Raid. Ja nüüd krimi. Politsei otsib 34-aastast Jevgenit, 38-aastast Raimondit ning 80-aastast Marjut. Ja mina otsin isiklikult suurt kogust raha. Palun tehke mulle ülekanne, muidu võin sattuda raske füüsilise kahju ohvriks. Ma sügavalt kahetsen valikuid, mis olen viimastel aastatel Eestis töötades teinud. Järgmist perioodi elus kasutan kindlasti enesepeegelduseks ja paranemiseks. Lootus sureb viimasena ning olen veendunud, et kui võtan end kokku, siis võin saavutada ükskõik mida. Olen 43-aastane mees. Nüüd on algamas kõigile teada ja tuntud Pärnu televisiooni raadioosakonna iga-aastane jaanipäeva raadio. Mina olin 5 põhjust, miks sinu kaal ei lange ja need olid tänavused uudised. Kohtumiseni järgmisel aastal ning hoidke meeles, et minu elu sõltub otseselt teie panustest. Tervist kallid Pärnu televisiooni raadiokuulajad. Saade on igasuvine jaanipäeva raadio. Mina olen MC Priidik ja minuga koos siin Pärnu televisiooni raadiostuudios on... Minu nimi on Larko. Larkoga oleme seda saadet teinud vist juba 2 aastat siin Pärnu televisiooni raadioosakonnas ja tore on ikkagi olla jälle teie, piltlikult öeldes teie kõrvade sees ja lahutamas teie meelt sellisel kenal õhtul, nagu selleks on jaanipäev. Ma olen Larko. No ja esimene segment meil ongi nüüd niimoodi planeeritud, et me lihtsalt võtame kõnesi vastu, et ma tean, et meil on väga palju fänne Pärnu televisiooni raadioosakonnal, kes tahavad ka soovida kindlasti ülejäänud eestlastele ja ka meile häid õnnesoove jaanipäeva puhul. Ja võtame kohe kuulagi, telefon heliseb ja võtamegi esimese helistaja. Hallo, kas te kuulete mind hästi? Jah, et tahaks soovida kogu Eestil ikka head jaani ja võib-olla siis ka head taasiseseisvust ka, et varsti on, et tahaksin tegelikult rääkida, mul on üks manifest. Manifest, väga põnev, kas loete kohe ette meile selle või? No, teie ettelugemistund on meil Raatuse rahvusvahelise ühika ees ja RKNV, et tule kohale kõik, aga meil Kaitseliidu poistega selline klubi nagu Eesti Rahvusliku Solidaarsuse klubi ja meie arvates liiguvad asjad praegu nagu liiga aeglaselt ja mis seal saate, oleme kogunud meeletus kogusest tulirelvi kokku. Kui põnev, kas nüüd ära jäänud või lühemalt peetud kevadtormist ikkagi piisanud ja teete suvel ka meile suvetormi või? No kelle jaoks torm, kelle jaoks lihtsalt rassisõda. Vahva on kuulda igatahes, et Eestis ikkagi on ettevõtlikke noori. Aga ma kuulen, võtame järgmise helistaja. Ma olen Sääsk. Ma tulin sind zutsama. Ma ei taha Sääski. Nüüd on lõpuks Sääskide aeg. Hahaa! Ja mis jama nüüd käis nüüd? Larko pani nüüd minema. Pani ajama siit. Nojah. Ma kuulen, et jälle heliseb. Hallo, kes helistab? Mina olen Larko, ma olen Metsus kinni. Just olid siin, Larko, miks ära jooksid? Igal pool on kaka. Kuidas see nüüd juhtus siis? Mul on kaka igal pool. Jummel küll, Larko. Ma saadan, raadiokuulajad, et ma saadan teid reklaamipausile, et lahendame selle jama ära. Kurat, läks ikka jälle. Новое золотое объявление для отбытия Дональда Трампа. Дональд Трамп, вы не хотите породы, но помимо 80-х все еще прекрасно. Дональд Трамп, меня не хвалит.
Kas olete tahtnud kunagi, et Lady Gaga oleks teie elutoas? Nüüd on see võimalik. Lady Gaga elu suures kummikuju ootab teid Tallinna maanteel minu kodusel aadressil. Helistage lihtsalt alt korter 43 ja ma toon ta alla. Isa ja tütar saavad temaga koos mängida. Tütar valib elu suuruses kummist superstaaril näiteks riideid ja isa vaatab paljalt pealt. Miks mitte? Lady Gaga elu suuruses kummikuju teie elutoas. Lady Gaga kogu perele. Olen vahel mõelnud, et võtaks lihtsalt ühe nädalavahetuse endale. Läheks maale ranchosse, jätaks lapsi ja naised linna. Ratsutaks päeva lobus otsas, õhtul teeks Soome sauna, paneks country westerni peale ja avaks viina. Tule ka, Randy Rancho, pudel viina, Soome saun ja mahlane hobuse riist pärakus. Randy Rancho. Kas oled paranoiline noor? Kas kannatad ärevuseiret? Kas ärkad öösiti mitu korda üles, kuna kardad, et maailm on vallutamas reptiilidest kreatuurid? Sul on vaja lihtsalt fucking maha rahuneda! Rahune maha! Kas sa oled progressiivne noor? Kas sa tunned enda sees pidevat ängi, mida võimendab iga päev valge patriarhaat? Kas sa tahad end välja elada? Pärnumaa on sihtkohaks suurele investeeringule. Ja teid, tuliseid noori, on meil kõige rohkem vaja. Kui sa tahad head teha oma kogukonnale, tule tööle sügisel avatavasse Eesti suurimasse meditsiinikompleksi. Ootame sind. Pärnu abordikliinik vajab värsket verd. Jürgensonid tulevad taas. PTV eetrisse jõuab Pärnu versioon kuulsast tõsielusarjast Jürgensonid. Näitleja rollis Mihkel Tomberg, kunstnikuna Mare Tralla, poliitikuna Mart Järvik, kirjanikuna Kiviseldnik. Kuna ameeriklasi ja erudiite Pärnus pole, asendas PTV need rollid hoopis sümboolsete kehadega. Jürgensonid 2 eetris Pärnu televisioonis kunagi millalgi võib olla. Kas sa tahad olla nagu jaapanlane? Siis võta lihtsalt oma mõõk ja lihtsalt ole jaapanlane. Ma ei tea. No aega läks, aga asja saime nüüd Larko puhtaks, et vabandame raadiokuulajatele nii pika reklaamipausi eest. Tegelikult meil nagu saatel väga palju aega meil alles ei olegi, aga äkki Larko tahab paar sõna öelda, et mis siin vahepeal toimus? No kakapüksi. Ja nõnda ta oli, jah, ega siin see väga keeruliseks läks see pilt siin. Ei olnud ilus vaadata. Väga juhker oli see vaatepilt siin. No aga äkki vahetame taustamuusikat ja oleme lihtsalt järsku mingid teised tegelased. Yeah! Siin on üp, siin on neger in the schnitzel, pau! Mina olen Gert Ja me võtsime nüüd saate üle, sest eelmised venalad täiesti mõtted sitakotid ja nad saavad hakkama fucking saate tegemisega. No oli Muidugi me ei ole varem jaanipäeval raadiot teinud, nii et me ei tea ka, mida me teeme tegelikult. on pole just mingi kuradi, panen mingi laulu käib 3, 2, 1, läht. Tore olla sõpradega koos, kallimale viia tuleb selleks puuks roos. Tuleb lõke, tuleb vihm, vahet minul pole, sest et jaanipäeval sõpradega purju jääme koos. Jaanilõke põleb juba ammu täiega, kuid sõbrad laiali ja mõni veel on peikaga. Tulge parem kokku tagasi ja teeme öö väikse tantsukese, viinakese, suitsukesega. Kutsuda võib siia kõigi iga kell ja päev. Jaanipäev on kord, kuid ega sõbrad halvaks lähe. Grilliliha kas või soja minu poolest ära üldse söögi, pigem tähtis, et me purju jääme koos.
põleb juba ammu teiega, kuid sõbrad laiali ja mõni veel on peikaga. Tulge parem kokku tagasi ja teeme öö väikse tantsukese, viinakese, suitsukesega. Kutsuda võib siia kõiki iga kell ja päev. Jaanipäev on kord, kuid ega sõbrad halvaks läheb. Grilliliha, kas või soja minu poolest ära üldse söögi, pigem tähtis, et me purju jääme koos. Jaanipäeval sõpradega purju jääme koos. No, oleme tagasi nüüd oma väikselt pausikeselt. Need imelikud härrad, kes siia tulid, peksime nad nüüd minema. Aga nad ei tahtnudki väga siin stuudios olla. Me tegime meile 1-0. Tegelikult me lihtsalt loopisime neid larga sitaga. Aga ma ei tea, tõmbame otsad kokku ja ilusat jaanipäeva teile ja järgmine aasta võib-olla, kui te helistate meie saates, siis ärge nii palju rassisõdadest rääkige. Mina olen Larko.